täna 3 osast. Kõigepealt räägib projektikoordinaator Marina Pulatskaja vahearuannete täitmisest ja millised ootused selle sisustamiseks on. Seejärel saab sõna RTK ärianalüütik Kristi Varik, kes siis selgitab sündmuste infosüsteemi ehk SIS-i aruande täitmise tagamaid. Ja meie infotunni lõpuosas saate siis jagada omi kogemusi, kuidas, kellel on, et kuidas seda SIS-i täita ja millistel hetkedel midagi te teete. Mina olen Pille Ruul, olen RTK teenuse koordinaator ja ütlen siis kõigile tere tulemast, kes on täna siin kohal ja kes siis vaatavad meid ka hiljem järele. Kui teil tekib küsimusi esitluste ajal, et siis olge head, pange need chatti või siis teine variant, annate käega märku, kui soovite midagi jagada või siis kommenteerida. Aga siis tekkis mul selline mõte, et enne kui ma sõna Marinale annan, küsiks osalejate käest sellise küsimuse, et kuidas teie valmistate ette aruannete sisustamiseks? Et kas te jooksvalt koondate kronoloogiat, kuidas projektis, millal midagi toimub ja kellele, või te koondate info vahetult enne aruande esitamist kõikidelt partneritelt ja osapooltelt? Või on ka 3. variant hoopis midagi muud, et jagate ära, kes kuidas, millal siis, millega sisustab seda aruannet. Et võite oma kogemusi siin chatis jagada, et kas siis jooksvalt enne aruannet või on mingi muu variant, et siis kirjeldage. Me salvestame ja aitäh, Reelika, et sa juba panid selle salvestuse tööle. Aga nüüd, ole lahke, Marina, annan kohe sõnajärje sulle ja siis teemaks on vahearuanded, palun. Aitäh, kohe jagan ekraani. Ma loodan, et... Ja, kõik on hästi näha. Et siis täna tuletame meelde või lepime kokku, mis dokumenti tuleb esitada koos vahearuandega. Ja et siis vahearuanne esitatakse kord aastas. Tähtaeg on 15. jaanuar. Kuna korraga tuleb päris palju neid sisse, siis me menetleme neid nii ruttu kui võimalik ja kui tekib küsimusi, siis küsime infot juurde. Ja kohe tuletame meelde ka, et aruanded peab esitama esindusõiguslik isik või siis see inimene, kellel on volitus olemas. On juhtunud arvatavasti kogemata, et see, kes täidab, see esitab, aga jah, et siis tavaliselt asutuse juht siis seda peaks tegema. Ja nii nagu Pille juba küsis, aga meie ka siis soovitame ikka, et kõik, et juba hakkake läbi mõtlema, et kuidas aruande jaoks konkreetset infot koguda. Kas teete mingi faili, kuhu hakkate järjest märkima, mis on toimunud, mis need tulemused on, hinnang, et kuidas teil läks, kas oli mingid probleemi või just läks nii hästi, et tahaks jagada meiega. Kui projektis on muutusi juhtunud, siis kindlasti seda tuleb ka kirja panna. Et mingit pikka teksti, väga pikka teksti, me ei oota, et olge konkreetsed, aga selline lause, et kõik läks plaanipäraselt, sellest on ka vähe, et sooviks rohkem infot. Kui tegemist on arendustegevustega,
siis esitage, mis need tegevused olid, sihtrühm, osalejate arv, tegevuste tulemused. Kui te seda kõike olete juba esitanud koos kuludokumentidega, siis topelt seda pole vaja esitada. Et lihtsalt pange kirja, et see on juba esitatud, millal mingi lisainfo, et siis me ise teame, me ei hakka juurde küsima. Mis on ka tähtis, et kui te lisate mingi lingi, näiteks te hakkate koostama jaanuaris tegevused olid, detsembrist alles või järgmine jaanuar te esitate meile dokumendid, siis lingid, kui te olete midagi salvestanud, ei pruugi töötada. Et siis ikka kas kontrollige esitamisel või siis kohe tehke print screen'id, kui te olete esitanud või salvestanud mingi Facebooki postituse, teavituse, kodulehel info või siis mingid artiklid, et tehke väike pilt, saate seda lisada aruandele, siis ei ole probleemi, et meie ei pea otsima ja teie ei pea muretsema, et see on siis olemas. Ja koos vahearuandega ootame ka uue aasta täpsustatud tegevuskava. See on ka tähtis. Siis palume täita ja esitada koos vahearuandega prognoosid, et maksete prognoos. Et siis me oskame planeerida rahavood ja oma töö. Et prognoosid tuleb sisestada nendesse kuudesse, kus planeerite esitada kuludokumendid. See minevikus maksed ei saa sisestada, süsteem ei luba ja te ka ei pea muretsema, et nii täpselt senti täpsusega te peate sinna esitama, ei pea. Need, kellel on jätkuprojektid, nendel võib-olla on ka lihtsam, sest nad juba enam-vähem teavad, kuidas see protsess käib ja millal kulud tehakse. Jah, et pange nii, nagu te oskate, sest seda saab korrigeerida. Siin ei pea muretsema, see ongi prognoos. Ja kui on ettemaks, siis seda ei pea sisestama. Ja igaks juhuks jälle kasulikud lingid. Ja kohe täname teid, et kuulasite, et selline lühike tutvustus. Loodan, et on abiks, et kui hetkel ei mõtle selle peale, siis eks siis jaanuaris saate uuesti vaadata salvestuse ja siis te saate vaadata, mis ma pean esitama ja kuidas ma saan esitada. Kui on küsimusi, siis alati saate küsida oma projekti koordinaatorilt, või siis vaadata seda salvestust. Aitäh sulle, Marina, et praegu chati vaadates, kus valitseb tühjus, siis tundub, et see vahearuande esitamine 15. jaanuaril on tõesti nii kaugete mägede taga, et keegi pole isegi hakanud mõtlema veel selle peale. Aga aitäh, et sa innustasid juba kohe hakka vaatama või mõtlema selle peale, et ma arvan, et sellest on kasu, kui teil on enne aruande esitamist võtta kohe kuskilt see info, et ei pea siis hakkama seda tööd tagantjärele tegema. Nii et suur aitäh ja loodame siis, et jõuate õigeaegselt 15. jaanuariks kõik oma vahearuanded sisustada. Ja nüüd, kuna küsimusi praegu siin ei paista olevat ja käega pole ka keegi märku andnud, siis anname kohe sõnajärje edasi Kristile. Et Kristi saab siis rääkida, mis asi see sündmuste infosüsteem on, kellele ja miks. Ja tere minu poolt ka. Mul nüüd on selline probleem, et ma kohe teile seda sissi näidata ei saa, sellepärast et täna hommikul on meil testkeskkond katki läinud. Ja ma nüüd praegu kasutajatoega suhtlen siin, et kasutajatugi mulle kiiresti proovib meile sellesse teise Prelive'i keskkonda tekitada ühe sündmuse, et ma saaks teile päriselt seda sissi näidata ka. Aga ma siis räägin alguses lihtsalt üldise info, et mis see siis on siis sündmuste infosüsteem.
Et põhimõtteliselt, kuna tegevusi toetatakse Euroopa Liidu vahenditest, siis Euroopa Liit tahab ka selles osas aruandlust saada, keda toetatud on, kes on siis seda abi saanud. Ja seetõttu siis on meil loodud sündmuste infosüsteem, kuhu siis neid ettevõtteid kandes jooksevad ilusasti siis nad sinna Rahandusministeeriumile siis aruandesse, kus siis võetakse need unikaalsed ettevõtted, loetakse ilusasti kokku, et seal saab neid siis meetme ja eri eesmärkide üleselt siis süsteem arvutab neid siis kokku, et selle jaoks on seda sissi vaja. Nii, vaatan. Ma võtsin praegu ühest laivi projektist selle malli, ma näitan teile korraks selle malli ka, et ma loodan, et ma selle aja peale saan selle pildi ka lõpuks teile ette. Aga põhimõtteliselt siis jah, ma pärast loodan, ma saan näidata, aga sündmuse loomisel siis, kui te nüüd teil on e-toetuses seal sündmuste leht, ja seal te saate siis luua selle sündmuse, kuhu te siis hakkate kandma neid mitterahalist toetust saanud ettevõtteid, siis neid, kes teil siis seal sündmustel osalevad. Ja neid tuleb siis esitada 2 korda aastas, kvartalile järgneva 2. nädala lõpuks tavaliselt. Ja ma korraks näitan seda malli. Et seal sündmuses, kui te selle sündmuse loote nüüd, et üldandmed ära täidate kõik selle sündmuse kohta, siis te saate sealt laadida alla malli. Ja see mall on nüüd siis see, millega te saate hakata neid andmeid sinna sisse sisestama. Et siia te siis hakkate märkima omal neid sündmustel osalejaid. Ja siin on nüüd oluline kindlasti täita see osalemise tunnus. Ja see põhimõtteliselt võib olla nüüd järjekorranumber näiteks, kui teil endal mingisugust süsteemi ei ole, mingisugust muud tunnust ei taha sellele ettevõttele panna, siis see võib olla järjekorranumber. Et see tunnus on nüüd selle jaoks vajalik, et põhimõtteliselt sissi saab sisestada ühte osalejat ka mitu korda. Ja selleks, et süsteem siis saaks aru, kas te nüüd tahate selle sama osaleja kohta teha uut kirjet või tahate muuta olemasolevat kirjet, siis selle jaoks on vaja osalemise tunnus. Et kui näiteks mingil põhjusel on vaja panna ühte ettevõtet mitu korda, siis teil ongi ta ükskord on ta ühe osalemise tunnusega, järgmisel korral on ta teise osalemise tunnusega. No, arvestama peab siis lihtsalt seda, et ta peab olema juba väljunud selleks, et ta saaks uuesti siseneda. Aga jah, põhimõtteliselt siia võite panna lihtsalt näiteks järjekorranumbrid. Siis kindlasti väga oluline on panna registrikood. Et registrikoodi alusel me siis teeme päringu äriregistrisse ja äriregistrist me saame asutamise kuupäeva, ehk et seda te märkima ei pea, selle me ise tõmbame äriregistrist. Ja äriregistrist me võtame ka nime, et siin on ka see nime lahter olemas, te võite selle kirjutada, aga iseenesest midagi ei juhtu, kui te ei kirjuta, et me võtame selle igal juhul äriregistrist nagunii selle korrektse nime, kuna need ettevõtete nimede kujud on ka sellised, et kuidas täpselt kirjutatud on, et ei pruugi päris täpselt võib-olla saada siia panna, aga iseenesest jah, kohustuslik ei ole nimeväli. Et täita kindlasti tuleb registrikood. Nüüd riiki ka täita ei ole vaja, kui on teil Eesti ettevõte. Kui mingitel juhtudel peaks olema mitte Eesti ettevõte, siis tuleb märkida ka riik. Ja igal juhul ka siis registrikood, aga siis me lihtsalt nende registrikoodide järgi, mis on siis välismaad, nendega me siis äriregistrist mingid andmeid ei saa. Ehk et siis tuleks panna siia ka riik juurde, et me teame, et see on siis mingi välismaa ettevõte. Siis veel väli, mis tuleb kindlasti täita, on staatus. Ja see nüüd näitab seda, kas meil, põhimõtteliselt seisundid siis. Teie puhul nüüd, kuna te kannate need ettevõtted, siis kui te olete neile seda mitterahalist toetust andnud, siis teie puhul põhimõtteliselt ainus staatus, mida te kasutate, on väljunud edukalt. Et kui te nad siia sissi panete, siis te panete nad kohe väljunuks ka. Et see väljunud edukalt põhimõtteliselt tähendabki seda, et teda võid lugeda sinna näitajasse, et ta on nende hulgas, kes seda mitterahalist toetust saanud on. Kui nüüd juhtub mingil põhjusel, mingi ettevõte saab kogemata valesti, ma ei tea, läheb registrikood, tuleb näpuviga ja jõuab süsteemi mingi teine ettevõte, kes tegelikult ei olnud või
või mis iganes muul põhjusel mingi ettevõte ekslikult siia satub, siis on ka staatus eemaldatud. Et siis saab seda kasutada, et kui on vaja teda eemaldada, teda aruandluses kokku ei loetaks, siis tuleb panna talle eemaldatud. Ja eemaldamise puhul siis tuleb panna ka eemaldamise kuupäev, eemaldamise kommentaar, et neid siis ka arvestada. Siis tuleb märkida, praegu veel tuleb märkida ettevõttel suurus. Et kas ta on mikro, väike, keskmine või suur ettevõte. Selles osas nüüd on muudatus varsti loodetavasti tulemas. Et ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus on teinud tööriista, mis tõmbab äriregistrist ettevõtete majandusnäitajad, mis on vajalikud suuruse arvestamiseks ja nende põhjal hinnatakse ettevõtte suurust. Ja meie nüüd oleme teinud omalt poolt arenduse liidese jaoks, mis tõmbab siis ettevõtte innovatsiooni sihtasutuse sellest tööriistast need suurused. See hetkel veel meil ei ole laivi läinud. Eile õhtul pandigi testkeskkonda, sellepärast see test ka meil nüüd praegu katki läks, et ühesõnaga me proovime selle siin korda saada ja loodetavasti juba lähikuudel siis me saame selle suuruse seal teisi tööriistast, aga seal peab igal juhul arvestama seda, et see ettevõtte eesise tööriist ka siis ta ei suuda alati igal juhul seda suurust määrata, et kuna suuruse määramisel tuleb hinnata ka seotud ettevõtete suuruseid näiteks, siis juhul, kui seotud ettevõtted on välismaal, siis näiteks ei suuda seda määrata, et neid andmeid ei ole nendel ka kuskilt võtta. Ja siis tuleb siis eisi tööriistast tulebki see vastus, et suurust ei ole võimalik määrata, sest on välisettevõtted. Et nad küll hinnangulise suuruse määravad ikkagi ära, aga jah, põhimõtteliselt siis te peaksite ikkagi nendel ettevõtetel ise selle veel käsitsi üle vaatama ja määrama selle korrektse suuruse siis. Aga jah, ma hetkel ei julge veel öelda, kuna see nüüd läheb, ehk nüüd, kui te nüüd hakkate seal juulikuus neid esitama, ehk siis võiks olla juba laivisse. Et siis jah, kui see nüüd laivi läheb, siis ma annan nagunii Pille ja Marina ja annan teile ka infot, et siis te saate jagada ka seal suuremas ringis seda, et siis põhimõtteliselt ei pea enam seda ettevõtte suurust märkima, siis te tõmbate ta ilma selleta ja need, kellele me saame EISIS suuruse, nendele tuleb, kellele ei tule suurust, nendele siis ikkagi tuleb määrata, et need me märgistame ära, et te seal siis näete seda, et seal on see väli on täitmata, siis tuleb nendele ikkagi ära määrata see suurus. Aga me tahaks ikkagi loota, et suures osas ettevõtetel ikkagi suudab see süsteem ära siis ise määrata, et siis läheb see kvaliteet natuke paremaks. Et see suurus ka, miks meil need andmed üleüldse olulised on see, et meil tegelikult komisjon ka kontrollib neid andmeid, et meil just oli ka kontrollkoda saatis meil Eesti Rahandusministeeriumile ka päringu ja tahetigi ka need näitajate andmeid mingitel valimisolevate nende projektide osas. Nii et selles mõttes komisjon ikkagi ka seirab neid asju, et meil on oluline, et see kvaliteet oleks siin korrektne. Aga ühesõnaga, seni, kuni te ei ole saanud seda infot, et me suurused saame automaatselt, seni, kui te neid esitate siia, tuleks teil määrata see ettevõtte suurus siis ise. Siis on toetuse andmise tegevusel osalemise kuupäev. See nüüd on siis ka see kuupäev, mis kuupäeva seisuga seda sinna näitajasse lugeda saab. Ehk siis, kui teil mingisugust üritust korraldate, siis põhimõtteliselt see kuupäev. Ja siis on kuupäeva osas siis ka selle ütlen üle, et kuupäev peab olema kindlasti formaadis siis 2 kohta kuupäeva jaoks, 2 kohta kuu ja 4 kohta aasta. Et siis näiteks tänane kuupäev on siis 05.05.2025. Et mitte 5.5 näiteks, et siis ta seda jälle ei tuvasta ära. Et ühesõnaga peaks olema 2 kohta need nii kuu kui siis päev. Ja punkt vahel. Ja mitterahalist toetust saavad ettevõtjad, siin lihtsalt need, kes te siia kannate, kuna nad on kõik mitterahalist toetust saanud ettevõtjad, siis kindlasti tuleb nende puhul kõigil valida see jah siin. Et siis aruanne oskab neid kokku lugeda, et ta teab, et kuna meil on erinevaid projekte, seal on erinevaid näitajaid ja
et siis süsteem ei tea ju, mis projektis on nüüd mitterahalist toetust saavaid, mis projektis on mingid muud näitajaid. Et siis selle jaoks on meil on vaja kindlasti see ära täita, et on jah, et see ettevõte on saanud mitterahalist toetust. Et siis ta loetakse sinna ära. Nii, ma nüüd korraks vaatan, kas ma olen kasutajatoet saanud. Väga vabandan. Ja seda aega saab ära kasutada, et Kristile küsimusi esitada. Ma ei tea, kas võib sulle nagu sel ajal, kui sa seal saad rututesse korraga teha või mitte? Ja. Sest ma ise ei saa midagi teha, mul on kasutaja tugi saab teha, ma lihtsalt ootan, et ta mulle vastaks. Aga võib kindlasti küsida. Aga aitäh sulle selle tabeli või selle malli jagamise eest, et ma küsiks nagu mõned küsimused selle kohta lihtsalt ise üle, et seal oli esimene veerg oli siis see tunnus, et kuidas see järjekorranumbri arvestus käib, et kas iga kord, kui mul on sündmus, panen jälle 1, 2, 3, 4 igale ühele numbri ette või peaks see kuidagi minema nagu edasi või kuidas see korrektne on? No põhimõtteliselt see on sündmuse põhine. Ma ütlen, et iseenesest ei pea seal üldse kasutama järjekorranumbrit, võib ka kasutada mis iganes muid tähemärke, sümboleid, see peab olema unikaalne sümbol. Näiteks meil on töötukassa, kes paneb ka sisestab isikute andmeid sinna oma mingi sündmustel osalejatel ja nendel on omal näiteks mingi juhtuminumber ka. Kui inimene käibki seal kuskil koolitusel, siis inimesele pannakse seal süsteemis ka mingi juhtuminumber. Et nemad näiteks kasutavad oma seda, et kui talle endale hea siduda, tal oma süsteemis on see konkreetse inimese osalus juba mingisuguse sellise tunnusega seotud, siis temal on hea seda kasutada. Kui teil seda ei ole, siis te võite näiteks tõesti lihtsalt järjekorranumbrit kasutada. See on sündmuse põhine, selles mõttes ühes sündmuses peab ta olema unikaalselt, et kui mul on üks ettevõte, siis see on number 1 näiteks, teine ettevõte on number 2, kolmas on number 3, on ju, kui nüüd see number 1 ettevõte tuli uuesti, siis tal on 4 ja nii edasi. Erinevates sündmustes on see selles mõttes eraldi, et kui nüüd tuleb teine sündmus, sinna võib jälle samamoodi alustada 1, 2, 3, 4. Et aruandluse vaates iseenesest nüüd, kui meil sinna lähevadki lõpuks need kuskil Rahandusministeeriumile need aruanded, et siis seal otseselt see osalemise tunnus kuidagi ei mängi rolli, et keegi ei vaata, et mis numbrid nad on, kas nüüd olidki seal järjekorranumbrid või olid mingid muud sümbolid, et selles mõttes sissi jaoks lihtsalt on see vaja, et siis saaks aru, et kas see on üks sama osalus või on uus osalus tuleb. Et selles mõttes, jah. Aga kui sündmusel on ühest ettevõttest mitu inimest, et siis sa loed ikkagi selle ettevõtte üks kord, eks, et sa ei pane seda mitu korda sinna tabelisse. Siis veel üks tähelepanek, et Kristi rääkis, et sissi esitamise ajad on 2 korda aastas. See tegelikult tähendab seda, et meie kogume need andmed kokku ja teeme kvaliteedikontrolli 2 korda aastas, aga me ei ole ise loonud toetuse saajatele ja partneritele eraldi selliseid aruandevorme või tähtaegasid, et mis ajaks need esitama peab ja oleme mõelnud, et kõige loogilisem on see, kui sa esitad maksetaotluse ja seal on VTA arvestus, et siis sa kannad ka sissi need äriettevõtted. Ja veel üks oluline kordamine, mida ma arvan, et tuleb ikka ja jälle veel teha, on see, et sissi, kui sa VTA tabelis kannad MTÜ-d ja sihtasutused, vahest ka KOV-id lisaks äriühingutele, et siis sissi tuleb kanda ainult äriühingud. Ainult äriühingud, et selle võrra nüüd need 2 VTA ja siis omavahel ka erinevad ja VTA-s on ka rahaline kulu seal taga, mida sisse ei küsi. Siis ettevõtte suuruse kohta, et sa rääkisid, et tuleb varsti automaatne suuruse määramine, mis praegu veel ei toimi, aga kuidas siis praegu selle malliga on, et ma laen alla ja siis ma praegu määran ise, aga kuidas pärast on? Kas ma siis mallis täidan ainult
ettevõtte registrikoodi, siis et on edukalt väljunud, siis mis seal veel oli, kuupäev ja mitterahalise ja toetuse siis ka saamine. jah, eks ju, et on saanud mitterahalist toetust. Kas siis malli enam ei märgita seda ettevõtte suurust? Või kuidas sellega saab? Seal on põhimõtteliselt mitut moodi. Mallis jääb see alles, kuna mingitel juhtudel tuleb seda märkida. Seal on nüüd siis variant on see, et kui teil need osalejad seal on, te võite neid küsida ikkagi nende suurused ja märkida need malli ära. Meie nüüd tõmbame sealt siis EIS-ist need suurused ja kui nüüd EIS suudab määrata selle suuruse ära, siis me võtame selle EIS-i suuruse. Me anname teile ka seal logis hoiatuse. Kui ma nüüd praegu sissi saaks näidata, siis me saaks näidata põhimõtteliselt, kui te selle impordite selle malli ära, siis süsteem ka kontrollib neid igasugu reegleid, mis oleks täidetud. Ja suuruse poole pealt siis meil on plaanitud niimoodi, et seal tuleb hoiatus, mis annab teile lihtsalt teada, et see suurus erineb EIS-i suurusest ja me kasutame seda EIS-ist tulnud suurust. Et selles mõttes siis Neta muudab ära, kui teil nüüd on seal mallil jah, kõikidele suurustele, kõikidele ettevõtetele suurused pandud, siis need, kelle puhul me EIS-ist ei saa, nende puhul me siis lähtume sellest, mis teil seal mallis oli. Teine variant on see, et te malli tõmbate tühjana sisse, selles mõttes tühjana, et see suuruse veerkond tühi, tõmbate ta sisse, aga siis, kui siis osadel ei suudeta seda määrata, et siis te peate neid uuesti veel ikkagi muutma, et neid on siis variant, kas te siis seal käsitsi muudate, et seal on ettevõtete juures põhimõtteliselt meil tuleb praegu niimoodi, et see väli, paneme sinna punase teksti, et see väli on täitmata, seal saab siis filtreerida näiteks välja need, kellel see täitmata jäi ja siis saab kõige lihtsam on ikkagi Exceliga neid uuesti siis täita ära, et siis te saate valida need read ära, laadida uuesti malli näiteks või kasutada oma selle sama malli, et mis teil oli ja siis te täidate nendele, kellel ei saanud nüüd seda rida. Saaks näidata, kui ma saaksin. Jah, et praegu see jutt tundub väga abstraktne, ma kujutan ette, aga võib-olla kui te järele vaatate hiljem, kui see süsteem toimib, siis on sellest abi, et kuulate siis teist korda üle. Aga küsiks, et praegu tuleb igal juhul, eks ju, märkida see suurus ise, et seni, kuni see süsteem ei toimi, tuleb ikka märkida ise. Ja veel küsimus, et kui on nagu üritus, mis kestab mitu päeva, kuidas siis teha? Selles mõttes vahet ei ole, kui sündmus nüüd lisada sinna süsteemi, siis seal sündmuse üldandmetes on ka see sündmuse algus, sündmuse lõpp. Et sinna te saategi panna näiteks, ma ei tea, täna algas, homme lõpeb, et algus on 5. mai, lõpp on homme. Et selles mõttes vahet ei ole, kas ta nüüd on ühepäevane, mitmepäevane, kuuajane sündmus, et selles mõttes vahet ei ole. Oluline on see, et see osaleja, kelle te sinna kannate, et see kuupäev, nüüd tema see toetuse andmise kuupäev on siis see, mis hetkeseisuga teda võib sinna näitajasse lugeda. Et kui tal ongi oluline see, et ta seal osaleb sündmusel, siis ma ei tea, kas siis see sündmuse alguse kuupäev või sündmuse lõppkuupäev, et isegi ei tea, kumb see korrektsem on, kui te nagunii kannate nad sellised, kes ikkagi sinna näitajasse lugeda, siis vast ikka algused, siis on nagu VTA-ga sama süsteem, et see on nagu see, millal siis seda abi antakse, et selleks loetakse ikkagi alati alguse kuupäev. Aga Evelin, sul on käsi püsti, palun. Jaa, et mina küsin nüüd selle kohta, et kui ma andmed laen mallist ülesse, praegu toimib selline süsteem, et ma ei saa süsteemis enam juurde muuta, mitte midagi teha. Et mis puudutab just seda suurust nüüd on et kas see siis muutub ära, et ma saan ikkagi nagu muuta siis seal süsteemis seda lahtrit. Praegu on nii, et kui ma võtan mallist ja kui ma avastan, et midagi on valesti, siis ma süsteemist enam muuta ei saa, siis ongi variant see uus mall panna. Jah, see on arendajal, sellepärast ma ütlesingi, ma hakkasin enne ütlema, et seda saab muuta, aga tegelikult seda praegu veel ei saa muuta. See on meil ka arendajale töösse antud, et see ka korda tehakse, et põhimõtteliselt saaks ka süsteemis endas muuta, sest seal on põhimõtteliselt, kui sul need ettevõtted seal on, siis sul on see, muidu on see pliiatsi märk, kui sul on väljunud edukalt staatus, siis seda pliiatsi märki enam ei ole. Et see on arendajal töös, seda ma ei julge nüüd lubada, kuna see valmis saab. Aga jah, praegu seda süsteemis muuta ei saa, et praegu saab seda Exceliga muuta. Aga Exceliga muuta saabki põhimõtteliselt niimoodi, et saad kas võtta selle sama oma Exceli ette, mis sa juba praegu tõmbasid,
või variant on see, et kui nüüd ta osadele need suurused ära tõmbab, siis variant on näiteks seal sissis võtta, vali kõik read, laadida mall alla, siis ta annab kõik selle, mis sul sissis on ja siis on seal ka näha, kellel need suurused on täidetud, kellel ei ole, et kellele me saime näiteks seal teisist suuruse, kellele me ei saanud neid. Et siis saab seal need tühjad suurused ära täita. Või variant on tõesti ikkagi see, et nendelt osalejatelt küsite neid suuruseid, te panete nad siin Excelisse ära ja siis me vaatame võrdne eisiga, et kui me saame eisist ikkagi mingi korrektsema info, siis me lihtsalt võtame seda, et siis ei ole seda, et peab pärast tagantjärgi mingid lahtreid ikkagi hakkame täitma ja ikka ma ei tea küsima seal osalejalt, et kuule, mis suurus olid. Okei, aga mul on üks küsimus tegelikult selle sissi kohta veel. Ja. Et kuidagi, ma ei tea, kas see on süsteemi enda viga, et ta kuidagi näitab neid lahtreid või neid, kuidas ma nüüd ütlen, väljaspool haridust on see, mis peaks tegelikult olema väljunud edukalt, et mingil hetkel tekkis selline imelik anomaalia. Kas ta võib olla äkki see, ta võib olla, ma olen aru saanud, et osadel juhtidel võib-olla seal mingid väljad on kuidagi täitsa imelikult kuvatakse ja siis ma olen aru saanud, et on tõlgetega, et kui on see endal brauseris kuidagi automaatselt tõlgib, siis ta võib mingisugused asjad, siis ma mäletan, kellelgi kunagi oli see, et laadi alla mall asemel oli, et laadi alla kaubanduskeskus. Ja mul on siiamaani nii, aga kuna ma lihtsalt tean, et need on need õiged kohad, siis ma ei pööra tähelepanu. Seda ma uurisin ja puurisin, lõpuks ma panin ka, et kui ma endal panin selle, et automaatselt nagu tõlgiks ära, on ju mul kogu aeg brauseris midagi, siis ta tõlkiski mul, tema võttis, mall võttis nagu mool on ju kaubanduskeskus ja ta tõlkiski nagu brauseris selle ära, et see on, et põhimõtteliselt seal peaks kuidagi brauseri sätetest panema, et ta automaatselt ei tõlgiks, on ju, et ta ikkagi oleks see, mis ta seal süsteemis on, sest seda me ise omalt poolt ei saa kuidagi mõjutada, et meie poolt need väljad on sellised, nagu nad on, aga jah, et kui seal brauser ise hakkab seal tõlkima, siis seal võib igasuguseid huvitavaid asju tulla. Ilmselt see võib teistel ka tulla ette. Võib proovida ühesõnaga, et kui tundub, et mingid kahtlased sõnad seal, siis proovige endal seda tõlget kuidagi maha võtta, et ta kindlasti eesti keel oleks, et ta ei hakkaks seal ise, et põhimõtteliselt oleks see süsteemi keel, mis ta seal tuleb, et ta ise ei hakkaks seal midagi ümber kuskil. Aitäh, Evelin, väga olulise sellise praktilise näite tõid, mida ei oska nagu arendajad ette nähagi, et võivad juhtuda, aga nüüd on teada, et kui see keel on väga naljakas, et siis on tõenäoliselt arvuti keele sätted vaja üle vaadata. Aga Evelin, Excelis ta ilmselt peaks ikkagi ju õiget sõnastust näitama. Ei, seal on kõik õige, aga see sissisüsteem ise, et ma mõtlesin, mis asi see on, aga ma ei pööranud tähelepanu ka, kuna need nupud on juba selged aja jooksul. Aga mõtlesin, ma lihtsalt küsin, et huvitav, et mis asi see on, aga ilmselt see tuleb nüüd teistel ka nähtavale, kui see tõlge on peal. Jah, see on see brauseri keel, jah. Nii, aga Kanni soovib ka küsida, palun, või rääkida. Tere, minul oli küsimus seoses nende kuupäevadega, seoses ürituse kuupäevadega. Et ütleme, et kui on mingi pikem arenguprogramm, näiteks 9 kuud kestev, see koosneb erinevatest asjadest, ütleme, et on mingid koolituspäevad ja mingisugused, midagi seal veel on ja mingid kohtumised, et kuidas me siis arvestan, et kas siis see algus ja lõpp on, ütleme, et siis täna ja 9 kuu pärast on lõpp, aga et kui sinna vahele jääb see 2 korda aastas see süsteemi esitamine, et kuidas me sinna süsteemi seda siis esitanud ja programm tegelikult veel kestab. Selles mõttes, et nagu Pille ütles, on ju, et nagu te selles VTA-ski, et te märgite selle VTA kuupäevaks ikkagi selle alguse kuupäeva. Et põhimõtteliselt siis on sama, et kui nüüd on aruandluse tähtaeg käes ja te saate selle ettevõtte juba ära lugeda sinna, sellepärast, et see on alanud juba see sündmus, siis te kannate ta sissi. See, et kuna see sündmus lõpeb, see enam ei mängi rolli. Ehk ma pean kohe alguses põhimõtteliselt ka selles mõttes, et kui teda ikkagi võib juba kokku lugeda sinna näitajasse, siis te panetegi selle kuupäeva talle ära, mis sellest, et see sündmus tal kestab seal pikalt, et
Aga kui selle kuupäeva seisuga, kui meil praegu on see aruandluse tähtaegade, siis selle kuupäeva seisuga ta ikkagi juba on seal sündmusel osalemas, te saate teda lugeda, ta on see, kes saab mitterahalist toetust, siis te lihtsalt kannate teda sissi juba ära. Et meie võtame just seda, me otseselt seda sündmuse kuupäeva ei võta see, et mis seal üldandmetes on see, et algus ja lõpp. See meil otseselt aruandlus ei arvesta. Aruandlus võtab puhtalt selle tegevusel osalemise kuupäeva. Selle järgi ta vaatab, et kui meil näiteks Rahandusministeerium ka võtab selle aruande välja, nemad võtavadki 30. juuni seisuga, siis nemad panevad 30. juuni ja siis aruandest siis jooksevad kõik need, kellel on enne 30. juunit või kuni 30. juuni on ja see toetuse andmise kuupäev, need loevad sinna aruandesse. Et seal põhimõtteliselt loeb see, et seal see otseselt see sündmuse algus ja sündmuse lõpp ei loegi, et loeb see konkreetne kuupäev. Et siis ma lähtun sellest arenguprogrammist kui tervikust, mitte igast üritusest selles programmi sees eraldi. Ma ütleks küll, ma ei tea, Pille, võib-olla sa oskad täpsustada, aga põhimõtteliselt ju, kui ta seal arenguprogrammis osaleb, siis ju ühe korra loete sinna sisse Ja no ma kuulaks ka veel praktikaid, et kuna me oleme ise pigem näinud seda, et seda sissi kannet seostatakse VTA kannetega, siis kuidas, ma küsiks vastu, et kuidas te VTA-d raporteerite selliste programmide puhul, et kas esitate ka selle VTA arvestuse ära kohe sündmuse alguses või siis, kui on abi antud lõppenud? Muude projektide raames me oleme tervikuna seda käsitlenud, et ikkagi kogu selle programmi alguses. Et määrate selle VTA summa ja siis esitate VTA, siis samal ajal soovitaks teha ka sissikanne, et siis ei unusta, et ma pigem soovitaks neid koos teha, sest et me oleme näinud sissiga ka seda, et paljud, kuna see on uus asi siiski, et seda unustatakse teha, et VTA-d maksetaotluste esitamisel te esitate usinalt, aga et samal ajal peaks ka sissis väljenduma need samad numbrid. Aga võib-olla koordinaatorid tahavad veel oma praktikaid siin ka jagada, kuidas on tehtud või siis kuidas teistes projektides on tehtud. Ma näen, et Liisil on käsi üleval, et me saame selle teema juurde veel vajadusel tagasi tulla. Palun, Liis. Tere, aitäh. Meie jaoks ka SIS on uus süsteem, pole enne kasutanud ja selline küsimus on, et meil projekti raames toimub ka selliseid sündmusi, kus ei arvestata VTA-d, näiteks mingid infopäevad või mingid konverentsid. Kas ma sain õigesti aru, et ka need sündmused või üritused, kus ei arvestata VTA-d, tuleb sissi kanda? Kuidas teil, Pille, seal näitajate metoodikas, keda sinna lugeda tuleb, sa oskad niimoodi öelda? No sissi metoodikas on sündmustel osalenud unikaalsed ettevõtted, kes on saanud mitterahalist abi, et ma siinkohal tooks ära selle olulise asja, et kui Marina rääkis vahearuannetest või üldse aruannetest, siis aruandes teil on paljudel see näitaja sees mitterahalist toetust saanud ettevõtted ja vot see näitaja peab siis, seda näitajat loetakse sissi kaudu. Et need, kes te olete sinna sisse arvestanud, need peaksid kajastuma sissi kaudu. Et kui te ütlete näiteks raporteerite vahearuandes, et meil sai 50 ettevõtet, äriühingut mitterahalist toetust, aga siis seda ei kajasta, siis näitaja ei ole täidetud. Et siin on Liis võti selles, et keda te olete sinna sisse lugenud. Teil on see näitaja projektis, eks ole? Jah, ikka on. Nii, ja siis kui ma nüüd loen, mis on siin see projektis näitaja täpsustus, ehk siis see kirjeldus, siis on niimoodi, et ettevõtetele suunatud tegevustes, koolitused, õppereisid, infopäevad, võrgustikuüritused, osalenud unikaalsed ettevõtted on mul nagu projektis siis näitaja nagu selgitus on ju. Ja need raporteerid sissi ka. Just, ehk siis ikkagi infopäevadel, mingitel võrgustikuüritustel, kus me ei arvesta VTA-d, seal ei ole lihtsalt VTA-d, et nagu arvestust on ju vaja teha või ehk siis
see ei kehti nendele üritustele, et siis ikkagi läheb sissi, selge. Ehk siis ja kui see panustab näitajasse, et kõik need Ja. üritused, mis panustavad Okei. teie näitajasse, peavad kokku tulema sissi kaudu, et see on see loogika. okei, arusaadav. Ja siis sellisel juhul ütleme, et kui ma ennem ütlesin, et tasub seostada VTA aruandega, et mitte unustada, siis tegelikult loomulikult te saate üles ehitada oma süsteemi nii, et iga sündmusega te kohe vaatate, millised, kas oli äriühinguid, osalejaid ja kas need on just need tegevused, millega te sinna näitajasse panustate. Kui jah, siis kannate kohe sissi selle sündmuse. Okei, ja üks selline väike täpsustus veel, et kas tulundusühistud juriidilise kehana lähevad ka sinna, eks ole, arvestusse? Ja äriseadustiku järgi kõik Just. äriühingud ehk Okei. siis tulundusühistud samamoodi. Selge, aitäh! Väga asjalikud kommentaarid ja küsimused, et ma usun, et seda infotundi saab veel pärast mitu korda järele vaadata vajadusel. Ja just kas või selleks, et luua oma süsteem oma projektis, kuidas kõik need partnerid sellest raporteerimisest osa saaksid või kes selle eest täpselt vastutab, millal seda esitada. Et kas on Kristile veel küsimusi või kuulaksin juba praktikaid, kuidas siis selle sissiga toetuse saajad toimetavad? Ja, küsige, jagage praktikaid, sest mul nüüd kasutajad oli vahepeal pre-live läks ka oli maas. Nüüd ta ütles, et sai korda, et ta nüüd kiiresti püüab mulle luua siin mingi projekti selle võimekuse, nii et äkki siis me ikkagi saame veel täna näidata. Väga hea. Ootame põnevusega siis, aga mina annaks siis vahepeal sõna Pärnumaale Evelinile, et Evelin on juba PEEK1 projektis seda sissi kasutanud, et kas sa oled nii kena ja jagad äkki, et kuidas sina enda jaoks oled selle üles ehitanud või kuidas teie projektis see toimib, et kuidas te neid sündmusi siis kogute ja millal te esitate? No, mina olen ikkagi lähtunud sellest, et ma jooksvalt vaatan asutuse sündmusi. Tegelikult meil on ka kodulehel olemas eraldi sündmuste leht, kus siis iga kogukonnajuht paneb oma sündmused ülesse. Mina jälgin seda ja juba tegelikult eeltäidan seda sissi sellega, et panen sündmused sinna üles, mida ma tean, et on tulemas, aga ma ei aktiveeri neid seal, need jäävad mulle nagu algul sinna mustandina. Ja kui see sündmus on ära olnud, et siis ma hakkan nagu toimetama edasi, et võtan siis tabelist, kas VTA tabelist või nimekirjast need ettevõtete andmed, nii-öelda täidan ära malli. Malli puhul on siis ka sellised omad nüansid, mida jälgida, mida ma alguses võib-olla ka natukene nagu hädas olin. Et vahest kippus see, et kopeerid kiiruga selle kuupäeva, siis Excel kipub ikkagi võtma kõik erinevad kuupäevad sinna, aga õnneks siis suudab nii-öelda ise nagu pärast seal logis näidata, et on valesti, on ju. Et lihtsalt kopeerimisel vaadata, et see sündmuse väljumise kuupäev ei satuks sinna vale kuupäev. Ja sama asi on siis selle numbriga, järjekorra numbriga seal. Et teinekord ununevad ära või on siis nii-öelda need topeltettevõtted sees, on ju. Mis ma veel? Ja see ka sama, see staatuse lisamine ka, et ei satuks vale sinna. Ettevõtte suurusi ma praegu ikkagi kammisin neid äriregistrit, siis vahepeal tegin ka nii-öelda AI-le sellise prompti, et ta suutis, et ta võtaks nagu andmed. Aga ikkagi AI puhul alati pead ikkagi ise üle kontrollima, on ju. Ja võib-olla tekkis ka teatud järjepidevus osade ettevõtete puhul, kes korduvalt osalevad, et on juba andmed olemas, lihtsustab jälle nii-öelda täitmist uuesti, kui ma juba tean, et ma olen hiljuti seda sama ettevõtet nagu vaadanud, et mis suurusega ta on. Et selliselt ma olen siiamaani toimetanud, aga üldjuhul ikkagi maksetaotlustega ühel ajal ma neid asju teen.
et siis mul on nagu üks tegemine, mul on VTA tabelid korda teha ja siis ma võtan VTA tabelist kohe hakkan sissi täitma pärast. Kas teil, Evelin, on ka nii, et sinna näitajasse mitterahalist toetust saanud ettevõtted on arvestatud nii VTA tegevused kui ka muud sündmused? No üldjuhul on need muud sündmused on ikkagi seal, kus me VTA-d ei arvesta ja seal üldjuhul ei ole ettevõtted. On mõned juhud, kus on ka ettevõtted osalenud, siis ma need ikkagi märgin. Aga ikkagi klassiga kipub nii olema, et kui on ettevõtja, siis on ka VTA seal taga. Sündmuse ülesehitus on ikkagi tavaliselt selline olnud meil. Aga sissikandeid siis teed sina ja sina koondad kokku projektipartnerite ja kõik tegevuste või kogukonna juhtidelt siis selle info, eks? Jah, need tulevadki samamoodi nimekirjadest. Selles suhtes, kuna meie asutuses on ka mina kinnitan kõik projektiga seotud arved, siis ma juba näen ära need sündmused seal arve kinnitamisel, et mul on see sündmus on olnud ja siis ma hakkan märkima neid sündmusi ja vaatama, kus midagi on toimunud. Kui tegevusi on palju, siis selline süsteem on praegu toiminud. Et arvetest tuleb juba esimene info, et see sündmus on toimunud. Et see on nagu väga oluline märksõna siis, et arvete järgi siis hoida meeles, et teha ka siis sissi aruanne. Et see näitab, et sündmus on toimunud ja seal sul peaks olema siis kuskilt ka nimekiri saada, et kes need äriühingud seal siis osalesid. Kas sul on veel mõni selline soovitus või mõni õppetund, mis sa ise oled nagu saanud, et algul tegid teisiti ja nüüd leidsid parema või see on toiminud algusest peale nii? No, selles suhtes, et ma ei kipu enam seda sündmust seal kohe lõpetama, sest teinekord ongi vaja mingit parandust teha ja siis ei saa enam midagi muuta, kui sul on nagu lõpetatud staatuses. Ja millal sa seda teed, siis see lõpetatud? No ikkagi enne seda aruanne tähtaega. Et teinekord on... Seda iseenesest, kui on lõpetatud staatus ja tõesti avastate, et midagi on vaja muuta, et siis koordinaator saab selle lahti teha ja mina saan selle ka uuesti aktiveerida. Et iseenesest on võimalus olemas, et kui tõesti on see, et ongi märgitud lõppenuks ja siis selgub, et midagi ikkagi seal midagi on vaja korrigeerida, et siis iseenesest variant on, et ta ise kohe ei saa seda muuta, et siis lihtsalt peab pöörduma koordinaatori poole või minu poole. No lihtsalt paar korda on olnud sellist juhust, et ma alati saan nagu selle Exceli tabeli, selle VTA tabeli ja teinekord tuleb see allkirjaleht lihtsalt hiljem. Ja siis ma avastan, et allkirja ei ole, et järelikult see ettevõte ei ole osalenud, aga ma olen juba sissi pannud. Ja kui ma olen selle liiga kiirelt nagu ära lõpetanud, siis ma ei saa seda muuta enam. Et siis võib-olla sellepärast mul on siis oma samm selline, et siis kui mul on alati need allkirjad nagu üle vaadatud, et kõik on korrektne, et siis ma lõpetan alles sündmuse ära. Jah, et siis allkirjaleht on siis see aspekt või see viimane dokument, mille alusel sa siis näed, kes tegelikult osalesid, eks, et üks on registreerimisleht ja teine on siis pärast, kes osalesid ja siis lähevad ikkagi need, kes osalesid. Ja. Väga hea. Et kas on nüüd Evelinile küsimusi või tahab keegi veel? Liis tahab jagada. Jaa, ma ei jaga, aga ma küsin. Ma siin praegu avasin läbi siis selle e-toetuste keskkonna selle sissi, ehk siis selle sündmuste üldandmete lehe ja tekkis selline küsimus, et siin all enne salvesta nuppu vajutamist on selline asi nagu e-posti teavitused. Mis ma nagu seal peaks märkima? Ma sain nüüd lõpuks endale, ma ei saa küll minna nüüd e-toetuse kaudu, nii nagu teie sinna päriselt lähete. Ma ei saa sealt seda loo sündmuse nuppu, sest seal meil see sündmuste leht kadus ära, see, kus teie sinna läksite. Aga ma sissi kaudu ise nüüd sain endale ligi sellele projektile, mis ma teile näidata tahtsin, et ma äkki jagangi siis ekraani ja siis saate siin jooksvalt küsidagi siis ka küsimusi, et käime selle üldandmete lehe läbi ühe sõnaga.
seda sammu ma näidata ei saa, et kui te nüüd lähete sinna sündmuste lehele ja siis teil on see loo uus sündmus. Aga põhimõtteliselt teil on see nupp seal olemas. Kui te võtate loo uus sündmus, siis teil avaneb selline leht. Nii, siia te nüüd saate selle nime panna. Mul on juba praegu siin see nimi pandud, on ja, aga põhimõtteliselt teie ise panete selle nime ja see nimi siis tekibki see üles ka teile sellele ribale. Nii, ja siis siin on järjest nüüd need väljad. Siin on nüüd selline väli või selline märkeruut ära näita sündmust otsingus ja osalejad ei saa iseennast registreerida. Et SIS-i puhul iseenesest on võimalik ka kasutada SIS-i kaudu registreerimist. Teie tegevuses see ei ole väga hea variant, kuna siin on selles meetme tegevuses on ka isikute andmekorje juba olemas ja siin on veel eraldi mingid teised väljad. Ehk et kui te siin tahaksite sisestada SIS-i kaudu, siis te põhimõtteliselt see registreeruja, kas sealt ettevõttest tuleb, ta peaks täitma ka selliseid väljasid, mis teil tegelikult ei ole asjakohased, kuna need on need isikute andmekorje väljad. Et see lihtsalt on selline natuke kehv meetme tegevus. Et ühesõnaga, kuna muidu on see võimalus olemas SIS-i kaudu, siis siin ongi nüüd see valik, et kas te tahate, et see oleks otsingus näha või ei ole siis see sündmus otsingus näha, et see teie konkreetne mingisugune projekti, ma ei tea, infotund on ju meil. Kuna SIS-i kaudu ei registreeru, siis pigem ei ole mõtet seda seal sündmuste otsingus näidata, et see sündmuste otsing on nüüd see, et kui te SIS-i lähete, sis.rtk.ee, siis seal on kohe olemas need nii-öelda avalikud sündmused. Et siis seal, kuna seal teie sündmust ei ole vaja kuvada, siis võiks siia selle linnukese märkida, et ära kuva seda. Ja samamoodi, kui te SIS-i kaudu registreerimist ei kasuta, siis võib märkida ka selle ära, et osalejad ise ei saa ennast registreerida. Siis on toimumisaeg. Siia te siis panetegi selle konkreetse sündmuse, kuna teil see algab, kuna teil see lõpeb. Akadeemilisi tunde seda märkima ei pea, see on rohkem isikute andmekorjas, meil seal loetakse neid tunde kokku. Link on ka põhimõtteliselt selle jaoks, kui SIS-i kaudu registreeritakse, et siis kui on soov näiteks siin kasutajale mingisugust registreerujale mingit lisainfot anda, et mine vaata täpsemalt sündmuse kohta, ma ei tea, sellelt lehelt näiteks. Siis on sündmuse kirjeldus. Siia siis te saate pannagi kirja selle, mis see täpsemalt endast kujutab. Ja nüüd jah, siis ongi need e-posti teavitused. Need e-posti teavitused nüüd ka teie puhul ei ole asjakohased. Et need on siis, kui on isikute andmekorje, me kogume neilt ka e-posti aadressi ja siis me saab märkida selle, et kui nüüd inimene näiteks kinnitatakse osalejaks või ta eemaldatakse või ta märgitakse väljunuks või mis iganes on ju, et siis talle läheks e-posti peale see teavitus, et see, millega teda sissi on kantud, see isik, et siis temale läheb teavitus. Aga teil siin, kuna ettevõtetel me ei kogu neid e-posti aadresse, et siis siin neid teavitusi, neid linnukesi siis ühtegi siin märkida ei ole vaja. Siis nüüd siin, kui te nüüd alguses loote selle sündmuse, siis teil seda alumist osa siin ei ole. Teil põhimõtteliselt ongi peale e-posti teavitusi tuleb teil salvestamise nupp. Kui te nüüd vajutate salvesta, siis tekib siia alla siis täiendav blokk veel. On korraldajate info, on läbiviijate info. Ja see täiendav info siis sündmuse liigi kohta, see on meil ka isikute andmekorje jaoks. Ma ütlen, teil on selles mõttes natukene kehv see, et kuna teil on see isikute andmekorje ka siin osadel projektidel, siis teil see vaade natukene on kehvem, aga põhimõtteliselt seda täitma ei pea, et see täiendava info lahter, see sündmuse liiki siis teil ei ole vaja täita. Nüüd korraldaja info ka, see ei ole kohustuslik, aga siia te võite nüüd, kui teil, ma ei tea, keegi spetsiaalselt mingisugune asutus korraldab seda sündmust ja te tahate endal ise seal e-toetuses seda ülevaadet saada, sest seal e-toetuses, kus nüüd see list tekib teil nendest sündmustest, siis seal kuvatakse ka teil seda korraldajat, et kui teil endal on ülevaate saamiseks vaja mingisugust seda, et see nüüd on selle tehtud sündmus, see on selle korraldatud sündmus, siis te võite selle märkida, aga see ei ole kohustuslik. Korraldajaks saab lisada nii registrikoodi alusel kui isikukoodi alusel, et saab nii füüsiline kui juriidiline isik. Aga jah, see ei ole kohustuslik väli. Läbiviija on nüüd kindlasti kohustuslik ja läbiviija automaatselt kõigepealt läbiviijaks märgitakse see isik, kes selle sündmuse loob. Et see läbiviija siis põhimõtteliselt ongi see isik, kes pääseb siia sissi andmetele ligi ja kes saab siin neid andmeid muuta, lisada ja selle sündmuse sees siis neid asju teha. Et kui teil ongi nüüd endal seal projektis ka mitu inimest, keda oleks vaja siia
mina pean saama ligi ja mul kolleeg peab saama ligi minu puhkuste ajal sisestama neid läbiviijaid, et siis tuleks see kolleeg siia lisada ka ja siia siis lihtsalt see isikukood lisada, aga Evelinil on mingi küsimus või kommentaar, võtan vahele kohe. Ja, et minul siiamaani vähemalt käimasolevas projektis, mis on nii-öelda siis B1, ei täida seda läbiviijat automaatselt. Ma pean iga kord seda käsitsi ise sisestama. Kas see on nüüd muudatus? Kui sa lood sündmuse, siis ta peaks viskama automaat. Ta ei viska sinu nime üldse. Ei. Ta peaks ma pean e-posti ja telefoni pean alati käsitsi. E-post ja telefon tuleb märkida, aga nime ta võtab, et teie nime ta igal juhul siia viskab. See tuleb ka siis on ju sealt rahvastikuregistrist. Praegu vaatasin, et sul oli automaatselt siin nagu ja, sest mul on olemasolev sündmus juba, sest ma ei saa seda uut praegu luua. Aga jah, põhimõtteliselt see e-post ja telefon on tühjad ja nende lisamiseks tuleks siit pliiatsiga siis avada see ja panna omal see e-post ja telefon ja siis salvestada see ära. Et jah, neid automaatselt ei tule. Kui nüüd lisada siia teine läbiviija, keegi kolleeg lisada, siis ta tõmbab rahvastikuregistrist, et see on süsteemis ka mingisugune süsteemis error, et kui ma lisan läbiviija, siis ta võtab rahvastikuregistrist. Aga siis ka, et kui nüüd te lisate kolleegi, siis kolleeg tõenäoliselt tahaks, et ta töö e-mail on siin ja töötelefon näiteks, et siis peaks need ka ära seal muutma ikkagi, et ühesõnaga jah, see nüanss on, sest muidu ta ei lase aktiveerida, et kui ta nüüd neid ei täida siin, siis ta sündmust aktiveerida ei lase, et ta teeb sündmust aktiveerides, teeb need kontrollid. Nagu Evelingi ütles, et ta alguses loob lihtsalt sündmused ära, ta alguses ei aktiveeri neid. Selleks, et te saaksite hakata lõpuks neid osalejaid siia lisama, selle jaoks tuleb ta aktiveerida. Et siis aktiveerimisel ta kontrollib ja siis ta kohe teeb need punaseks, annab märku, et need väljad on täitmata, et siis tuleb need ära täita. Ja siis jah, kui kõik on siin täidetud, siis on see salvestamine ja siis siin üleval on siis aktiveerimise nupp. Alguses on ta staatus on mustand ja siis on nupp on aktiveeri sündmus. Ja kui ta aktiveerite, siis ta kontrollibki ära, et kas siin on kohustuslikud väljad täidetud ja siis ta ütleb, et on edukalt salvestatud või siis näitab ära selle välja, kus on midagi täitmata. Et kohustuslikud väljad ongi, siis see nimi tuleb ära panna, toimumisaeg, algus, lõpp, sündmuse kirjeldus ja siis need e-post ja telefon, et need tuleb igal juhul ära märkida, siis ta laseb selle sündmus aktiveerida. Ja kui teil nüüd see sündmus aktiveeritud on, siis alguses teil on see tühi, minul on siin juba testkeskkonnas sisestatud neid, aga põhimõtteliselt teil siin alguses midagi ei ole ja siis te laetegi alla selle malli. Nagu ma näitasin enne seda malli, põhimõtteliselt see on samasugune mall. Nii, ma siit võtan teile ära näitan. Nii, ma siis pean vaatama, kes mul siin enne juba olnud on. Mul on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 on kasutatud. Järelikult mul tuleb uus osaleja, siis ma panen ta nüüd 7 endal. Nii. Siis nagu ma ütlesin, nime ei pea täitma, asutamise kuupäeva ei pea täitma, riik ei pea täitma. Need on mul Eesti ettevõtted, Eesti asutus. No mul on küll, jah, mul ei ole ettevõtte nagu korrektne, läks mulle lihtsalt, ma panen Riigi Tugiteenuste Keskuse praegu ja siis see lihtsalt näidata teile. Nii. Staatus siis väljunud edukalt, eemaldamise kuupäeva, eemaldamise kommentaari ei pane, sest ma ei eemalda kedagi. Suuruse märgin siin ära, mis suurus tal on. Panen talle selle kuupäeva ja panen, et ta sai mitterahalist toetust. Nüüd ma salvestan selle Exceli ära ja siis see lisamine kindlasti nüüd on oluline nüanss, et lisamine tuleb siin samas ettevõtete lehel. Et siit impordi osalejad, siit kaudu tuleb nüüd seda süsteemi seda lisada. Nii. Ja paneme selle siin. No nii, midagi ei meeldi. Vead on väga kasulikud, nendest õpib tavaliselt kõige rohkem. Et mis see viga olla võis, kas ta seda ütleb ka? Ja, et see ongi, see on nüüd, ta praegu mul ei tõmba seda sisse, ma ütlen, meil on keskkonnas siin peale eilset õhtust tarnet on midagi kapitaalselt testkeskkonnast katki läinud.
et ta ei tõmba seda ära, aga põhimõtteliselt nüüd, kui te impordite selle malli, siis te siin näete kõigepealt kasti sees seda, et ta hakkas töötlema seda faili. Ja kui ta nüüd ära töötleb, siis ongi hästi oluline jälgida, mis tal siin viga on. Eelmine kord ma olengi siin 6 ettevõtet, 6 asutust on ju, ma tõmbasin siia. Ja siin nüüd tuleb jälgida, et ei oleks vigaseid, see on nüüd kõige olulisem. Et kui on mingid read vigased, siis kindlasti neid tuleb üle vaadata, sest see tähendab, et midagi on tal viga, ta ei tõmba seda üldse ära. Ja logista siis annab teada, et see vaata logi. Minul nüüd siin muidugi praegu vigaseid kirjeid ei ole, aga põhimõtteliselt logista iga rea kohta ütleb ära ka siis, et mis selle reaga viga on. Et siin ta annab iga rea kohta ainult hoiatuse lihtsalt, kuna nimi on muutunud. Et kuna mina nime ei täitnud, äriregistrist tuleb mingi nimi, siis ta ütleb, et see on muutunud. Selle me muudame ka ära, et ta nende peale hoiatusi ei hakkaks andma. Aga jah, põhimõtteliselt, kui on nüüd vigane, siis ta tulebki näiteks rida 8 viga. Ja ma ei teagi, mis siin olla võib. Siin ettevõtete andmekorje puhul ei ole väga palju neid vigasid, et ühesõnaga, aga igal juhul seda vaadata, et kui ta siin midagi annab, ma ei tea, võib-olla kuupäeva osas ongi, kui kuupäev saab vales formaadis näiteks või midagi sellist, et siis ta võib selle vea anda. Tulevikus ta siis hakkab, kui nüüd ta neid suuruseid tõmbab, siis ta hakkab hoiatust andma. Kui teil on Excelis üks suurus, aga EIS-is tuleb teine suurus, siis ta selle kohta annab hoiatuse teile, et vastavalt EIS-i teenusele on teine suurus, et kasutasime seda. Ühesõnaga, vaadake seda logi, siit te saate aru. Ja siis, mis on logil hästi oluline kindlasti, mis ka tekitab segadust, on see, et logi räägib Exceli ridadest, on ju. Et näiteks, kui teil nüüd ongi need mingid osalemise tunnused, nad ei lähe üks-ühele kokku on ju selle Exceli ridadega. Et mul on ka siin näha rida 3 on ju, on see esimene rida, kust algavad need andmed. Siis see esimene logi rida räägibki sellest minu Exceli reast, et mis iganes number mul siin on, siis kas ta siin on mul 1 või 2 või 3 või 7 nagu praegu. Et jälgida kindlasti seda, et see rida ei ole jah siis selle osalemise tunnuse kohta, et see vahepeal tekitab segadust, et võetaksegi see osalemise tunnus 3 ja siis hakatakse seal muutma ja siis ei kao viga kuidagi ära, et näed, ikka ütleb, et vigane on, et kindlasti jah, vaadata siis neid Exceli ridasid. Et mis rea osas tal see error on siin. Aga põhimõtteliselt, kui teil nüüd tõmbaski ilusasti need ära, ühtegi viga siin ei näita, siis te peaksitegi seda pilti nägema. Ongi need samad asutused, keda te siia lisasite, need on siin kõik peaksid olemas olema. Ja siis otseselt rohkem midagi teha ei olegi vaja. Et kui ongi nüüd jah, siis lõpuks kõik sündmus lõppenud, te olete kindlad, et need ongi need ettevõtted, kes teil siin pidid olema, siis te saate siit märkida siis lõpetatuks. Aga jah, siis peab arvestama, et kui te tagantjärgi midagi avastate, et muuta vaja, siis lihtsalt koordinaatori poole pöörduda, et koordinaator siis saab siit samast sündmuse seest aktiveerida seda sündmust. Aga jah, kui te nüüd impordite need ära, siis need failid tekivad teile siia. Aga jah, et te siia neid faile kindlasti ärge ise pange, sest siis nad ei jõua süsteemi. Et siit laadi üles selle kaudu, siis nad meile süsteemi lihtsalt ei jõua. Et nad peavad igal juhul see ettevõtete lehele jõudma. Kui ta jõuab siia, siis ta jõuab aruandlusse. Ja kui tal on siis väljad ka siin kõik täidetud. Nii, Liisil on küsimus. Ja aitäh. Mul nüüd selline küsimus, et Pille enne ütles, et see SIS on seotud projektis sellise näitajaga nagu mitterahalist toetust saavad ettevõtjad. Ja enne te ütlesite ka, et kui mul mõni ettevõte osaleb erinevatel sündmustel, et siis ma iga kord kannan ta siia sisse. Mul on nüüd, kui ma loen, näiteks meie projekti puhul on selle näitaja täpsustus selline, et ettevõtetele suunatud tegevustes osalenud unikaalsed ettevõtted. Ehk siis justkui nagu, kui ma seda loen, siis ma nagu mõtleks, et läbi selle projekti ma tohin ühte ettevõtet ühe korra siia näitajasse arvestada. Mis me tegema peaksime? Ja aruandlusesse nad lähevad ka unikaalsena. Jah, väga õige. Okei. Aga et sissi läheb ikkagi iga kord, aga aruandlusse läheb unikaalsena. Okei. Aga siis loeb ju ka, saab sissis võtta unikaalsed, eks ju, välja, Kristi. Jah, selles mõttes sissis, kui nüüd ongi soov kokkuvõtet saada, siis näiteks kui ma tahan nüüd konkreetselt selle sündmuse kokkuvõtet, siis ma saan siin üldandmete lehel, lähen sündmuse kokkuvõtte, siis ta automaatselt mul pani selle siin.
ja ma saan näiteks lugeda kokku siin, seal oli mul näha ka, et mul olid 3 ettevõtte või 3 asutust on ju tegelikult ja nad olid mul, kõiki need olid 2 korda, et kui ma nüüd panen siin, et ma tahan unikaalseid väljund edukalt staatuses, siis ta mul näitab, et need tegelikult mul on 3 unikaalset ettevõtet siin, et siit saab selle unikaalsuse ka kokku lugeda ja siin saab ka projekti sees, et kui ma tahan kogu projekt, see on mul see projekt tegelikult, et kui ma tahan kogu projekti osas, siis ma saan võtta ka kogu projekti osas need unikaalsed. Ja siin on mul nüüd rohkem siis sündmuseid. Et selge, aitäh. Jah, siin on mul ka 3, sest ega ma siin testingi 3 asutusega igal pool. Ja Janekilt on tulnud ka ettepanek süsteemi täiustamiseks, et kas oleks võimalik arendusse anda see idee, et läbi viia viimasti sisestatud telefon ja meil oleks automaatselt, et ei pea iga kord, nagu Evelin rääkis, neid jälle uuesti ja uuesti sisestama. Mis sa, Kristi, arvad, millal võiks saada seda? Ja no tegelikult ta peaks niimoodi töötama, et meil on võimalik ka siin seadete all näiteks märkida enda neid seadeid. Et siin saab endal panna ka telefoni e-maili, et siis süsteem neid kasutaks. Aga jah, ta ei tööta praegu korrektselt, et ta ei võta neid andmeid siit, et me selle püüame korda saada. Et see oleks iseenesest okei, et siis ta salvestabki need meile baasi ära. Ja kui nüüd sissi panna, siis ta võtaks need, et ta ei võta siis ka, ta ei lähe tõesti kas iga kord ise täitma ei pea või kui keegi kolleeg mind lisab, et siis ta ei tule kogu aeg mul kuskilt rahvastikuregistri omad, vaid siis ta nagu võtaks selle. Et selles osas arendajal laseme teha muudatuse. Ja, et kas läheme nüüd kokkuvõtte juurde või soovib veel keegi midagi küsida, kommenteerida? Et ma lihtsalt kordaks papagoina üle siit põhitõed, et kui sa sissi nüüd esimest korda lähed, ma loodan, et te infotunni ajal vaatasite ja katsetasite ise ka, kes polnud seda varem proovinud. Et siis kõigepealt lood sündmuse, eks, on nii? Siis täidad need kohustuslikud väljad, mis oli siis nimi, kuupäev ja kirjeldus ja kirjutad siis sinna lõppu ka kontaktid selle inimese kohta, kes siis sissiga toimetab. Ja kui neid on mitu, siis need ja siis aktiveerid selle, eks? Jah, siin üleval tekib aktiveerimise. Just. Ja sellisel juhul on sündmus loodud ja sa saad minna siis juba ettevõtete lehele, et siis mall alla laadida ja hakata siis andmeid sinna alla laetud malli kandma. Ja muidugi ma seda ei rääkinud, iseenesest saab ka ühekaupa neid lisada süsteemi. Aga kui teil on need rohkem, siis on mugavam neid sissis. Mul endal tundub vähemalt, et Excelis võiks olla mugavam, et siis on mul kõik seal ees silme ees, aga põhimõtteliselt saab ka siit lisaosaleja kaudu. Siia te panete lihtsalt registrikoodi, tõmbate sisse ja siis te lihtsalt peate siin välja peal ise need. No nii, nüüd ta mul siit jälle ei taha praegu leida, ma ütlen, meil täna ei taha üldse seda teha. Ühesõnaga siit, kui te selle võtate nüüd registrikoodi panete, siis ta tekitab teile selle rea ja siis te lihtsalt peate need, võtategi selle pliiatsiga siit tagant, siis on pliiatsi märk ja siis te saate siin need ise märkida, et lihtsalt igaks üks täpsustuseks juurde, et kellel on niimoodi mugavam, et tahate neid ükshaaval, siis saab ka nii. Nii, kas Evelin, sa tahad või keegi tahab veel lisada? Ja, ma täpsustaks seda nii-öelda ükshaaval sisestamist, et seal oli need staatuste kaupa. Et sa pidid seda staatust sealt muutma, et saada lõpuks sinna sisestatud. Et see oli selline. Ta annab alguses registreerimise ootel, siis sa pead veel kõigepealt kinnitama registreerituks ja siis sa saad talle panna lõpuks selle väljund edukalt. Et tegelikult on see, et see mall on ikkagi kõige lihtsam ja loogilisem. Sa saab korraga panna selle. Jah, et siis ongi see väljund edukalt ja ongi lõpetatud, mitte sa ei hakka neid staatusi muutma ükshaaval. Ja, aga igaüks saab proovida ja jõuda siis oma sellise äratundmiseni, kuidas seda kõige efektiivsem siis täita on. Nii et kas nüüd on veel lisada kellelgi midagi või küsida? Ma igaks juhuks ütlen ära, et kui
aeg-ajalt on see, et ei saada täpselt nendest veateadetest aru, noh, mis iganes võib sul olla, noh, süsteemis ka, nagu mul täna siin on ju see testkeskkond jonnib ja ei taha üldse teha, ta ei tõmbanud mul täna üldse seda malli sisse, et kui mingeid selliseid probleeme on, siis kindlasti andke teada. Et võib minuga suhelda või on meil ka kasutajatugi on siis svos@rtk.ee, et siis nemad kiiresti aitavad, et noh, võib juhtuda igasuguseid asju, mis siin kuskil süsteemis kõhus, et ühesõnaga ärge käega lööge ja vaadake, et ei saa lasta olla, et andke teada kindlasti, siis me saame korda teha, et kui mõni veateade on selline, ma ei saa täpselt aru, mis tal nüüd ei meeldi, miks ta ei tõmba mul seda ettevõtet sisse või kui tõesti lihtsalt malli laadimine ebaõnnestub, et siis või malli importimine, et siis kindlasti andke teada. Jah, aitäh selle viimase nõuande eest ja projekti koordinaator on ka kindlasti abiks teie küsimustele lahenduste leidma või siis SWOS kasutaja tugi, et küsige siis, kui hädaolukord tekib. Aga mina tänan kõiki, kes osalesid. Ma tänan Marinat, tänan Kristit ja Evelini, kes kõik oma teadmisi, kogemusi siin jagasid. Loodan, et infotunnist oli kõigile kasu ja etteruttavalt siis järgmisest nädalast. Et järgmisel nädalal on meil teemaks paikvaatlused ja järelevalvetoimingud. Teema, millest me tegelikult varem kunagi väga rääkinud ei ole, et need tulevad nii-öelda ootamatult alati projekti elluviimise ajal, aga seekord mõtlesime, et me räägime ikka kõik protsessid läbi, nii et paneme info kodulehele ja vabandan seekord kõikide ees, kes ootasid e-mailile seda linki, et ma saan aru, et enne tänast infotundi oli pisut ärevust, et lihtsalt ununes kogemata selline tähtis asi teha, nagu kiri saata, aga kodulehel oli info olemas ja loodan väga, et kõik, kes selle kätte said, olid kohal ja kes mitte, siis saavad kodulehel järele vaadata. Paneme salvestuse üles, paneme esitlusi vist, Marina esitlus oli täna. Nii et kas Kristi veel jagab lõpus midagi? Jah, ma panin sissi juhendi lingi ka. Et siin on muidugi see kvaliteet on nüüd hästi kehv, meil on riigipilves need juhendid kõik ja siin on millegi pärast niimoodi, et kui sa selle endale, kui mina teen selle PD või selles PowerPointis, siis ta on ilusa kvaliteediga need pildid kõik ja kui me siia ta tõmbame, siis ta on kole ja kui te laete talle endale alla, siis tal jälle pildid on loetavad, et ta praegu on muidu siin mingid asjad on nagu väga kehva kvaliteediga, aga kui küsimusi tekib, et siis võib-olla saate sealt ka abi. Väga hea nõuanne, nii et lugege juhendeid ja katsetage, proovige ise siis toimetada ja küsimuste korral siis pöörduge meie poole. Aga aitäh ja ilusat päikselist päeva jätku kõigile. Aitäh! Head päeva!